Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on nädala energia. Vaatame, mida toob siis nädal 6. kuni 12. juuli kõigile meile. Tegemist on kollektiivse lugemisega. Valmis on mul pandud siia selleks nädalaks siis 7 kaarti. Sa võid neid võtta kui nädalapäevi, aga sa võid siit endaga siis kaasa noppida siis sinuga olulised, sinuga haakuvad sõnumid, mis sa tunned, et ei haaku sinuga hetkel. Lase see endast lahti, järelikult on see kellelegi teisele. Iga nädala energia video lõpus on meil toimumas ka selline mäng. Siit saad vastused siis 3 küsimusele. Milline tähemärk on sinu jaoks selle nädala tähtis? Milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis ja jah või ei küsimustele. Ka siis vastused saab ning siin video all kirjelduses on olemas ajamärgid, saad klikata sinna. Video hüppabki kohe mängu juurde, lugemise juurde, et sa ei pea ise kuskilt siis otsima. Enne veel, kui ma alustama, tahan kõigile teile öelda kogu südames suur aitäh. Kui sa oled hakanud Tiiu Tara YouTube'i kanalit jälgima, oled pannud videole like'i, mulle ka kommentaarides andnud märku, kui midagi nästi täppi läinud, sobinud, meeldinud. Ja suur aitäh kõigile, kes on külastanud ka tiiutarat.ee kodulehte. Sinna on siis äsja ilmunud ka selline lugemine näiteks, et mida pead hetkel teadma, mis on olulised sõnumid sulle. Ja tavapärase 3 valiku vahel on siis sedapuhku 5 valikut, et tegin natuke sellise pikema video. Kui sa tunned selle vastu huvi, tahad rohkem kaardi videoid, lugemisi vaadata, siis saad seda teha tiiutarot.ee. Meie lähme nüüd nädala energiat juurde. Me alustame karikate 8-ga tagurpidi, ülempreestrinna tagurpidi, sauade 3 tagurpidi, torn tagurpidi, kuu õigetspidi, karikate rüütel tagurpidi ja tugevus õigetspidi. No ütleme nii, mida kaardid rohkem edasi läksid, seda paremaks nad ka läksid. Aga alustame me siis algusest. Karikate 8 tagurpidi. Karikate 8 on liikuv kaart ja liikuv kaart tähendab reisimist, kolimist, töövahetust, et sellised lükked elus edasi. Ka asukoha vahetuseks on karikate 8 väga-väga hea kaart. Ja karikate 8 ütleb seda, kui sa tunned, et sa oled omadega kuskil nagu kinni, natuke loppis, sulle ei meeldi midagi enda elus või lihtsalt tunned nagu sellist üleüldist mingisugust rahulolematust või etapaatsust. Karikate 8 on hästi emotsionaalne kaart, aga tagurpidi meil on nagu tunne, et me oleme kuskil emotsioonis nagu kinni, selline ja ma ei ole nagu rahul ja ma ei tea, mis mul üldse taha on ja vaata natuke nagu selline energia, siis selline kerge tuulutus, keskkonnavahetus tuleb kasuks. Sõidame teise linna, sõidame kuskile hoopis teise asukohta, saame kodust välja, saame sellisest tavarutiinist välja, liikuvad kaardid on väga head selleks. Teine liikuv kaart ka selleks nädalaks on siis sauade 3. Sauade 3 ka tagurpidi, karikate 8 tagurpidi, et istud ühe koha peal, istud kodus, mitte midagi ei tee, mitte midagi ei muuda, ühtegi lahedat asja endale ei loo enda ellu ja siis mõtled, miks elu nii igav on ja mõttetu on ju. Et natuke tuleb endale ka otsa vaadata. Teine asi, karikate 8 tagurpidi tähendab seda, et me ripume mingi negatiivse emotsiooni küljes, mis tuleb ka nagu suhetest, et see on pettumus kelleski või solvumine, et on see mingi sõber või meie partner või tööalaselt näiteks keegi ei kohelnud meid väga hästi ja see on nagu selline, et see tunne on sügaval meie sees ja võib-olla me oleme seda ignoreerinud pikka aega või et ei ole saanud välja öelda või seda ära lahendada ja mõnikord me nagu kuidagi üritame muude eluteemadega ju toime tulla, eks ole, ja siis see jääbki kuidagi tahaplaanile, aga karikate 8 tagurpidi tähendab nagu emotsionaalset kinnijäämist. Ma olen kinni jäänud sellesse negatiivsesse emotsiooni, et midagi läks nihu, keegi ütles halvasti, tegi halvasti, võib-olla mingi olukord, mis me väga lootsime, et läheb hästi, ei läinud hästi ja tegelikult see olukord on ammu lahenenud ja tegelikult võiks elu juba ammu muutuda, ilusam olla ja parem olla, aga me ise me ei ole ära lahendanud emotsiooni. Häbitunne, süütunne, solvumine, pettumus, viha, kurbus, midagi nagu ripub meie sees. Meil tuleb hästi sellele nagu otsa vaadata. Aga 3. teema karikate 8, alati reisimine. Reisimine on väga-väga soodne ja üldse nagu head liikuvad reisimise kaardid on karikate 8 ja sauade 3 selleks nädalaks. Ehk siis, kes läheb reisile, kes nagu plaanib mõnda reisi, kes on lihtsalt, see ei pea olema isegi reis välismaale, see võib olla lihtsalt mingi äge väljasõit või teiste asukohtade külastamine, vaatamine, nendesse kohtadesse viibimine, kus me varem nagu ei ole käinud, et meie keha kogeb nagu uut asukohta, uut energiat, meie nagu kuidagi teadvus saab nagu uut infot ja me näeme uusi asju, vaata see uue infovoog nagu meie aju kuidagi annab ka sellise uue värskema perspektiivi meie elule ja siis saame aru, et ei ole tegelikult üldse nii palju asju, mida me peaks hetkel nagu hädaldama siin on ju, et tegelikult on elu päris ilus ja karikate 8 tähendab seda, et meil on aeg millestki elus edasi liikuda.
on see mingi teatud sõprussuhe, on see nagu mingi töökoht, mingid hobid, midagi on nagu justkui ammendanud või tegelikult emotsionaalselt see ei täida meid enam, et see ei tekita enam rõõmu, et see ei tekita õnnetunnet, et on aeg nagu kuidagi sellest edasi liikuda, aga me ei ole ise nagu veel suutnud seda sammu ära teha või et ei ole nagu suutnud psühholoogiliselt lahti lasta. Ja karikate 8 siis tähendabki seda, et kui me lähme nagu enda uude ellu, alustame midagi uut või et tahamegi uut värskemat nagu kuidagi rada ja põnevaid uusi seikluseid, siis nagu karikate 8 on selline nagu seljakoti sümbol, on ju, et kui sa lähed edasi uude kohta, sul on seljas seljakott, aga kõik need sinu kola sinna seljakotti ära ei mahu, eks ole, kõik vanad asjad ja vanad teemad ja vanad suhted ja mõtle hoolikalt, mille sa sinna seljakotti paned, kui raske sa tahad, et see seljakott nagu on ju, et kui me lähme näiteks kuskile matkama või reisile, kas on kõike jama vaja võtta on ju kaasa, et uuele rajale ei ole kogu vana taaka vaja võtta, et midagi peab nagu selja taha jääma, see on ka karikate 8 üks väga suur nagu tähendus, et midagi peab selja taha jääma, et vali hoolikalt, mille sa võtad kaasa ja mille mitte, et see on natuke sihuke puhastumise kaart ka ja eriti emotsionaalselt, et karikad ikkagi räägivad tunnetest, emotsioonidest, suhetest, et see on nagu selline hea koht ja hea ajapunkt kuidagi puhastada ennast ja nagu kogu see jama, mis on minevikus meiega juhtunud, hästi ka nagu puhastada ja ka lahti lasta seda. Meile järgneb siis ülempreest rinna tagurpidi. Ülempreest rinna on väga spirituaalne kaart ja vaimne kaart ja ta räägib nagu eneseotsingutest ja eneseleidmisest. Ülempreest rinna on meie hing ja meie nagu hinge ja meie olemuse ja meie ka elu selline müstiline pool, see seletamatu pool, alateadvus, kõhutunne, vaimsed anded, et mõnikord meil on nagu selline tunne, aga nagu me ei oska ajudega või sõnadega seletada, aga lihtsalt see tunne on hästi tugev, näiteks ma tunnen, et ma pean tööd vahetama, ma tunnen, et ma pean hetkel helistama sellele inimesele, ma tunnen, et ma tahaksin hoopis nüüd seda uut asja teha, ma tunnen, et ma tahan sinna uude trenni minna, ma tunnen, et see inimene näiteks ka ei ole väga hea inimene, vaid ma tunnen, et ta valetab, ma tunnen, et siin on midagi valesti, ma tunnen, et minuga näiteks manipuleeritakse, ma tunnen, et mul ei ole siin enam hea olla, vaat ülempreest rinna on mõnikord nagu selline, et me ei peagi lõpuni asjast aru saama, me ei pea infot teada saama, me ei pea selgust nii-öelda enda aju saama, aju ei peagi analüüsima, me ei pea aru saama, piisab sellest tundest, et ma ei taha enam, tundest, et midagi on valesti, tundest, et see uus asi tundub palju parem, et piisab nagu sellest. Ja hästi nagu kõhutunde ja sisetunde pealt tasuks nagu otsuseid teha, sest teine väga sügav ja hingeline spirituaalne kaart Kuu on ka meid tegelikult siin ees ootamas sellel nädalal. Et ülempreest rinna ja Kuu, need on vaimsete annete kaardid nagu ka, et kes tahab tegeleda esoteerikaga, vaimsusega, minna kuskile õppima, on see mingi lühikursus, on see pikem kursus, et kõik, mis sulle nagu huvi pakub, need on head kaardid, et ka mediteerida, arendada vaimseid oskuseid, vaimseid anded, kooli minna, õppida ka ise, need on väga-väga sügavad tunnetuslikud kaardid. Ja ülempreest rinna ja Kuu mõlema nagu sõnum on ka see, et pane tähele, mida sa unes näed, eriti nagu selle nädala jooksul, et ka mis sümbolid seal ilmuvad või et mis teemasid sa lahendad või et kes sinna tuleb, mis infot sulle antakse. Et meie alateadvus räägib meiega läbi selle ülempreest rinna, läbi selle ka Kuukaardi. Ülempreest rinna tagurpidi tähendab ka seda, et me üritame liiga palju meeldida teistele või kuuluda kuskile gruppi, kuhu me tegelikult ei kuulu. Koolis on need koolikaaslased või mingid sõbrad, sõpruskond või mingi kamp inimesi. Töö juures on need töökaaslased, kuhu mullult tahame kuuluda. Täiskasvanuna ka meil on nagu teatud nagu kamp inimesi või teatud sõbrad, kellega võib-olla tahame hästi neile nagu meele järgi olla, kanda samu riided, mis nemad kannavad. Keskkond mõjutab meid hästi. Aga ülempreest rinna tagurpidi, see sõnum on praegu see, et võib-olla sa oled välja kasvanud teatud grupist või teatud sõpruskonnast või teatud nagu inimestest ja teine ka nagu sõnum see, et kui sa oled näiteks töö juures, üritad hästi nagu meele järgi olla või meeldida või teha ennast nagu selliseks,
et sa oleksid aksepteeritud nagu kuskile või kampa võetud, on ju, siis mõnikord ülempreest rinna tagurpidi see paradoks on nagu see, et kohe, kui meid enam ei huvita, siis me hakkame inimestele nagu meeldima. Et terve see periood, kui me meeleheitlikult üritame olla see tore ja tubli ja rääkida ja suhelda, üritame nagu punnitada kellegi nimel või sõprade või et teatud inimeste nimel, teeme liiga palju, teeme üle ja tegelikult ülempreest rinna tagurpidi lihtsalt tahab nagu mingisugust validatsiooni, vaata, et kõik on hästi või et ma olen ikkagi omaks võetud või et ma meeldin ikka teile, ta nagu otsib mingit validatsiooni, aga ta peab õppima nagu valideerima iseennast. Ja me nagu kõigile ei saagi meeldida, kõigile ei peagi meeldima ja minu meelest see on isegi okei, et kui me ei meeldi, et nagu võib-olla teatud inimesed ei peagi meist aru saama. Ja ülempreest rinnaga me peame valideerima nagu iseennast. Tegelikult sa vaata, see hästi lihtsustatult on see sõnum see, et sa ei meeldi teistele, sest sa ei meeldi iseendale. Sul on mingi osa iseendast, mida sa tõukad ära ja võib-olla arvad, et keegi mind niikuinii sellise asjaga ei aksepteeri. Aga tegelikult absoluutselt õiged inimesed võtavad meid vastu täpselt sellisena, nagu me oleme, aga kuna me ise kritiseerime seda osa meist või ise nagu tahame seda alla suruda või et me ei aksepteeri seda, et üritame ennast muundada või käituda nagu teiste normide järgi või et ülempreest rinna peab lõpetama selle tegevuse ära. Võib-olla teatud gruppidesse me ei kuulugi, teatud töökohtadesse me ei kuulugi ja me ei peagi kuuluma ja see ei olegi üldse tegelikult nagu eluks vajalik või õnneks nagu vajalik. On ju. Et kohe, kui me julgeme olla hästi autentselt ja imelikult mina ise, vaata siis hakkavad need õiged inimesed nagu meiega haakuma. Ja võib-olla siin on nagu sellist ülemineku perioodi, et teatud suhetes, teatud nagu kas siis inimestega või kellegiga, kellega me oleme harjunud nagu suhtlema, ühel hetkel me nagu võime avastada, et ka nende olemus enam ei kõneta nagu meid või et me oleme kasvanud nagu lahku või et tahame elus hoopis erinevaid asju. Ülempreest rinna tagurpidi tead, et ta otsib nagu ennast, aga ta otsib ka kohta nagu kuhu ma kuulun siin elus. Ja teatud intervallide tagant kõik me läbime seda hetke, ja see tähendab seda, see on positiivne märk, kui sa tunned, et sa ei kuulu vaata enam nendesse suhetesse või nendesse keskkondadesse, kus sa oled, et sa tunned, et kõik on nii imelik ja sa ei saa kellestki aru ja keegi ei saa sinust aru ja et sa ei kuulu. See on tegelikult positiivne märk sellest, et sa oled muutumas ja nagu muutused on väga-väga head, et me peamegi kasvama, me peame arenema, me peame õppima, muutuma ja me ei jäägi ju elu lõpuni samaks inimeseks ja see ongi nagu tegelikult sellise progressi nagu osa, mis on tegelikult väga hea, et sa oled välja kasvanud või et see koht, kus sa hetkel oled, on võib-olla ka natuke energeetselt ja hingeliselt kitsaks jäänud sinu jaoks. Ongi aeg edasi liikuda ja mis võiks olla parem kaart edasi liikumiseks kui sauade 3 siia järgi. Sauade 3 võib olla töökoha vahetus, elukoha vahetus, reisimiseks väga hea kaart. Sauade 3-s avanevad uued uksed, uued rajad, uued uksed avanevad, võid saada lähitulevikus palju pakkumisi. Võib-olla mitu head töökohta leiad korraga, kui sa otsid nagu tööd, et teatud nagu suured uksed hakkavad avanema, kui sauade 3 kaart ennast nagu ilmutab. Ja sa leiad oma tee, nii ülempreest rinna kui ka sauade 3, nad hästi otsivad nagu, mis see õige valik on, mis ma siis tegema pean, mis see õige tee on. Ja sauade 3 ütleb, et õige tee on see, mis tekitab kõige rohkem elevust. Elevus, põnevus ja vaata see kõhus on liblikad, issand jumal, ma hakkan sellist asja tegema, oma ka, et kui lahe. Vaata see on kõige olulisem nagu tunne ja et see annab meile selle suuna nagu kätte. Ja tunne elevust, või et mõtle, mis tekitab sinus praegu kõige rohkem sellist kirge ja oh my god, ma tahan seda teha. Sauade 3 on ka reisimiseks, nagu ma ütlesin, selle karikate 8-ga koos väga-väga hea kaart. Sauade 3 on ka igasugused, vaata mingi hobid ja trennid ja festivalid ja kontserdid ja üritused. Ta on sotsiaalne kaart, ta on kodust välja kaart, ta on uute töökohtade kaart, ta on ka valikute kaart, et mida võtta, mida jätta, aga tegelikult kõik need valikud on väga head. Et kerge on valida siis, kui meil on üks väga halb valik ja üks väga hea valik. Absoluutselt, me ju kõik teame, mis me valime. Aga mõnikord tuleb nii mitu head pakkumist korraga, et pea ongi sassis, et kes ma siis olen ja mis ma siis tahan. Ja siis tulebki mängu sauade 3, mis ütleb nagu seda, et ära ürita loogikaga lahendada, see tunne on oluline. Et ma tunnen, et ma tahan seda teha, issand jumal, mõtle kui lahe,
et ma saan sellist asja elus teha. Et isegi kui kõik loogika ja kõik sõbrad ütlevad, mida sa teed, loogika on ka vastu, et ei, et see ei ole normaalne, et ma sellist asja teen, aga tegelikult su kõhutunne ja kogu su olemus ütleb, et ei, ma teen ära, onju, et Saude 3 ongi just selline nagu siis kaart ja tea, et sa oled tegemas õigeid valikuid, sa oled õigel teel. Niikuinii sa saad õigesti ainult valida, sellepärast, et elu ei avakski valesid valikuid nagu meile, et sa lähed väga-väga heas nagu suunas ja kõik loksub iseenesest ka nagu paika. Mõnikord tuleb anda ka nagu aega, et me ise loksuks paika, elu loksuks paika, need valikud loksuks nagu paika, et rapsida ei ole vaja, aga on hea elada enda elu sellise mõnusa kirega nii-öelda, et teha asju, mis löövad nagu silma särama. Isegi kui see on mingi jalutuskäik kuskil looduses või et lähme kinno näiteks, et lihtsalt sellised toredad, ägedad, pisikesed, mõnusad tegevused. Saude 3 on absoluutselt selline nautimise ja seikluste kaart. Siis on meil järgi tulemas torn tagurpidi. Torni kaart, vaata seda siis kõik inimesed meil kardavad hästi kaardipakki, siis kui õudne, mul tuli see torn. Kuigi minu meelest on kaardipakis veel hullemaid kaarte, aga torn tähendab muutuseid. Ta võib olla suhteliselt destruktiivne energia. Ta on nagu selline, et niimoodi enam edasi ei saa. Meie elus, meie igapäeva rütmis, meie süsteemis midagi peab kaduma selleks, et uus ja parem süsteem saaks nagu tekkida. Kui sa oled ennast näiteks üle töötanud, siis vaata, mõnikord inimesed jäävadki tööst nagu ilma, koondatakse, lastakse lahti. Tegelikult see tähendab seda, et sa oleks pidanud ammu juba edasi liikuma, sa oleks pidanud ammu julgema juba ümber õppida või uut töökohta proovida, aga kuna sa jäid istuma vanasse mugavasse kohta kinni, see sulle tegelikult ei meeldinud, aga sa olid lihtsalt mugavusest seal, siis peab torn sekkuma ja ütlema, mida sa teed, et sa jäädki igavesti siia mõttetusse kohta kinni. Nüüd me peame sul midagi nagu muutma. Võtan su sellest vanast töökohast välja, viskan nagu uude. Nii et torn on sekkumine siis universumi poolt. Mõnikord ka suhetes, eks ole, lähme näiteks sõbraga tülli või et suhe lõpeb ära, et mitte, et siin hullult see lõpeks, eks ole, et need ülejäänud kaardid seda ei toeta, aga torn, et ma lihtsalt räägin, et mis see point sellel tornil on. Torni point on see, kui me oleme ise kinni jäänud mingisugusesse kohta, mis on ammendanud ennast, mis ei toida meid enam, mis ei ole tegelikult meie jaoks, võib ka elukoht olla, torn on hästi ka nagu koduga seotud kaart. Me tegelikult teame, et ammu juba võiks midagi uut teha, aga tead, me venime ja ma ei viitsi ja küll ma kunagi teen ja mul ikka raha pole ja ma ei hakka praegu ja siis torni kaart ütleb, oot, mida me venime siin, et aeg on muutusteks. Torn on ka hästi septembrikuuga seotud, et sul on tugevad siis ajapunktid ongi näiteks tugevus on august, torn on september, aga torni kaart on ju tagurpidi, mis tähendab seda, et see muutus ei ole õudne, see ei ole järsk, see ei ole mingi katastroof. Torn tagurpidi on leebe üleminek või hästi nagu mõnusalt meie elu hakkab muutuma. Ühtegi šokeerivat ega õudset ega jubedat asja ei juhtu. Torn tihti tagurpidi tähendab, et ka kõige hullem on möödas. Et kui sa tõesti tunned, et see aasta või see kevad või kuidagi lähiminevikus ka sul on olnud hästi selline keeruline nagu periood, et torn tagurpidi tähendab, et kõige hullem on nüüd läbi tehtud. Et enam see tagasi ei tule, sa ei pea kartma ega ootama mingit uut hullu asja. Torni kaart tagurpidi on isegi nagu selline, et kuidagi hästi on hakanud elus minema, nüüd tuleb küll mingi halb asi ja me nagu kardame nagu mingisugust katastroofi, aga tegelikult katastroofi ei ole. Et torn ongi nagu selline kaart siis tagurpidi. Et torni siis energias on hea ka korrastada oma kodu, vanad asjad ära visata ja hästi puhastada oma kodu. Kes tahab kolida, siis absoluutselt, et kui me selles praeguses kodus saame siis energia nagu liikuma, pakidki juba mingid asjad ära, mingid üleliigsed asjad annetad, kuskil viid minema, müüd maha, viskad minema, eks ole, et see kodu on üks ka meie kihtidest ja mõnikord me ei panegi tähele, kuidas kõik on nagu unarusse jäänud või kodu nagu kuidagi ka see, et me ei hoolitse kodu eest ja mingi vana kola vedeleb seal, nii et siis kuidagi, et meie enda elus on ka palju kola ja palju sellist nagu stagnatsiooni. Aga torni nagu efekt, torn tahab nagu värskust, mis ütleb mulle seda, et tõenäoliselt paljudel meist siis, kes me seda videot vaatame, ei ole ammu nagu midagi uut ja põnevat juhtunud, ja torn nagu igatseb sellise, torn on tegelikult lõppkokkuvõttes, kui need nagu muutused on siis intensiivselt meilt nagu üle käinud, ta on tegelikult selline, tead, kui värske
värske õhk on õues või värske tuul nagu puhub ja sa tõesti tunned, et nüüd on midagi uut tulemas. Vaata, torni siis lõppfaas ongi nagu see, et helge, kerge, värske, puhas, uus elu. Et torn tuleb lihtsalt puhastama mingit jama, mis meid tagasi hoiab, on ju. Mõnikord me ise nutame, sest meil on nii raske sellest jamast nagu lahti lasta, aga tegelikult mida rohkem lahti lased, puhastud, avad uusi uksi, lähed edasi, seda kuidagi edukamalt sa siin ka nendes kaartides see nädal siis suuri samme edasi enda elus teed. Kuukaardist me juba rääkisime selles mõttes, et kuu on väga spirituaalne energia. Vaimsed oskused, vaimsed anded, igasuguse esoteeriliste vaimsete praktikate tegemine, õppimine, see võib olla reiki või joogalaager või see võib olla lihtsalt mingi spirituaalne retriit või see võib olla see, et sa ise tahadki õppida näiteks tarokaarte või tervendavad helid või et mis iganes sa tunned, et sinuga hästi nagu haakub. Meil on selleks nädalaks välja see ülempreestinne kuu on nagu võimsad sellised hingelised muutused, sisemised muutused, vaimsete annete avaldumine, sa võid isegi tunda rohkem nagu kuidagi näed inimesi läbi või näed nende sisse või et oled ka väga tundlik tõenäoliselt sellel nädalal, eriti kui see kuu on meil väljas, et teiste inimeste emotsioonide suhtes ja mõnikord sa võid nagu mõelda, et miks ma järsku nii kurb olen või vihane või miks mul järsku nii selline väsimus nagu üle käib, see tähendab seda, et kuidagi et sa kogud teiste inimeste energiat endasse või teiste inimeste emotsioonid võivad hästi läbi sinu nagu voolata, eks ole, et see ei ole isegi sinu enda väsimus, et sa tunned, et see tuleb kellegi teise poolt, eks ole, et kuukaardis tuleb hästi ka neid piire seada ja puhastada ennast sellest. Ja kuu tähendab ka sõprust, kuna sellel kaardil siis neid koeri nagu kujutatakse. Üks on hunt, teine koer, vahet ei ole, kas need on hundid või koerad või mis iganes. Sellised koerlased on taros alati nagu sõbra sümbol. Ja kuu siis tähendab ka sõprust. Ja kuu tähendab ka selliseid südamesse vestluseid, lähedasemaks saamist, hingelist kontakti. Meie hingesugulased on ka meie lähedased toredad sõbrad, et võib-olla helistada sõbrale, kellega pole ammu rääkinud, võib-olla sa kohtud kogemata mingi vana sõbraga, võib-olla ka sõprusringkond hakkab ümber korralduma, sest ülempreestrinnas me ei kuulu kellegiga enam kokku, torn tahab ka mingit muutust, eks ole, sauade kolmest tulevad uued kontaktid, tugevuses me hakkame üldse särama, kõigiga räägime, eks ole, et siin on nagu näha sellist ka võib-olla tutvusringkonna, sõprusringkonna ümberkorraldumist, tead miks, sest sa ei ole enam see vana inimene, kes sa oled nüüd uus inimene, et sa oled nagu ärganud kuidagi uues suunas ja kuukaardis, vaata, kui meil on selline tunne, lihtsalt mingi alateadlik, salajane, kuidagi seletamatu tunne, et keegi mõtleb sinu peale, see võib olla mingi eks, see võib olla mingi endine sõber, võib-olla see võib mingi töökaaslane või ülemus olla, kui sul tunne või ta tuleb sulle pidevalt mõttesse või et kogu aeg tuleb sulle meelde lambist, või et sul on tunne, et ta mõtleb su peale, siis see on tõde, et kuukaardis me väga tunnetame, meie alateadvus ja meie hing nagu tunnetavad selle teise inimese poolset energiat. Ja kui see sulle ei meeldi või see isiksus või see inimene sulle ei meeldi või sa ei taha lihtsalt, et ta sobrab sinu energias, siis mul tuleb ka nagu hästi piire seada, ära lõigata ja öelda talle, et mine minema ja hästi nagu puhastada ennast ka nagu sellest. Aga kuna meil tuleb järgi siia karikate rüütel on armastus, romantika, armumine, ja siis kuukaart enne seda, kuu on ka salajane austaja. Ehk siis, kui sa tunned, et mingi teatud inimene, kes võib-olla sulle endale ka nagu meeldib, aga teil nagu ei ole veel nagu sellist vestlust olnud, võib-olla te ei olegi nagu rääkinud, aga sa ise nagu tunned, et ta nagu, et sa meeldid talle või et ta jälgib sind või et sul on tunne, et ta käib sotsmeedias, vaatab näiteks su pilte või et tunneb huvi su vastu. Mõnikord me alateadlikult hästi nagu tunnetame seda, siis tea, et see tunne on väga õige. Et kuukaardis need salajased austajad võivad kuude viisi käia. Nad ei räägi meiega mitte ühtegi sõna, ei julge nagu öelda, ei julge nagu piuksugi teha, aga neile meeldib käia, vaadata salaja pilte ja unistada ja ikka meeldib talle, et kuu on ka salajaste austajate kaart. Aga vaata, kuukaardis ühel hetkel nad peavad võtma enda julguse kokku ja oma suu lahti tegema. Kui nad seda ei tee, siis see on juba nagu natuke siuke stalker, et see ei ole nagu hea energia, et keegi kogu aeg ripub nagu sinu küljes. Aga kuna meil on karikate rüütel siia järgi tulemas,
siis võib juhtuda, et saad kohtingu kutse, vallalised, keegi on teile pannud silma peale, võib-olla isegi mitmed inimesed, et kuna tugevus on väga atraktiivne, kes tõmbab nagu magnet igasuguseid huvilisi enda ellu ja enda ümber, on ju. Kuu on need salajased austajad, et ainukene miinus sellel kuukaardil suhetes on see, et tihti nagu inimestele meeldib hästi selline see suhte alguse faas või et see nagu müstiline periood, et või mingisugused kassi-hiire mängud või tagaajamismängud, et kuu õigetpidi ta ei ole väga nagu kuu on saladus ja müstika ja vaata, et ma nüüd vaatan teda kaugelt ja unistan, et ta on nii lahe inimene ja mis oleks, kui ma oleks koos, aga kui reaalsus tuleb kohale, kuu ei ela väga nagu reaalses maailmas, ütleme niimoodi, et kui reaalsus jõuab kohale, siis meie silmad võivad nagu avaneda, et see inimene on hoopis teistsugune, kui ma alguses nagu ette kujutasin, eks ole, et see on nagu ainuke miinus sellel kuukaardil, et võib-olla ära unista inimesi lahedaks ja ägedaks, vaid reaalselt räägi nendega, õpi neid tundma ja vaata, mis nagu isiksus tegelikult on, on ju. Aga karikaturüütlis vallalised võivad saada siis kohtingukutse või inimesed kutsuvad sind välja või karikaturüütel on romantiline, armas, sügav, siiras, armumine, uus suhe sinu ellu tulemas, et karikaturüütel on väga-väga äge kaart, karikaturüütel lihtsalt tagurpidi mõlemad olete krampis, ei julge ennast avada, kardate, et ei meeldi, hoiate ennast natuke tagasi ja tegelikult on väga-väga siiras. Karikaturüütel on hästi siiras ja süda on tal nagu hea koha peal, et võid armuda. Kes on suhtes karikaturüütliga, tasubki romantikat teha, lähete küünlaleegi valgel, vaatate teineteisele silma, jalutate käsikäes päikseloojangusse, võib-olla mõni selline kohtinguõhtu või restorani lähete või välja kuskile reisile, teete midagi ägedat, et see on selline romantiline nagu kvaliteet, aja veetmise kaart, armastuse väljendamise kaart ja kui karikaturüütel on tagurpidi, siis tihti me oleme sellised, küll ta aru saab, et ma armastan teda, aga tegelikult nagu võiks sõnadega seda väljendada, võiks kingitusi teha, võiks midagi toredat koos ette võtta, et rüütlid on tegijad, mitte passijad, mitte mõtlejad, mitte munejad, mitte nagu sellised, kes ma ei viitsi, vaid rüütlid on ka nagu nad liiguvad, nad teevad, nad võtavad kätte, teevad ära, eks ole, et see selline sõnum meile siis paarisuhetes. Ja lõpuks on meil ka tugevus väljas, vot see on selle nädala üks kõige paremaid kaarte siin, on ju, tugevus õigetpidi see on edu igas võtmes, suhted, raha, karjäär, looming, kaasa arvatud ka meie välimus ja keha on ilus ja see kõik õitseb, on ju, tugevus on väga-väga võimas nagu kaart ja tugevus on just vastupidi väga ekstravertne, et kui ülempreest rinna kuu on selline müstika ja hing ja salapära, siis tugevus on just vastupidi, tema on tuleelement, tema on ekstravertne, ta saavutab palju, ta särab, ta on ilus, igale poole ta jõuab, et väga äge. Karjääris tugevus ennustab ametikõrgendust, aga konks on selles, et meil tuleb ise ka tubli olla, meil tuleb peale lennata, suu lahti teha kuskil koosolekul, rääkida, küsida, kui on mingi uus töökoht avanemas, lähed ülemuse juurde ja ütled, ma tahan seda, ja meil tuleb nagu peale lennata, meil tuleb rääkida, suhelda, kontakte luua, näidata ennast nagu kõige ägedamast küljest, on ju, et särada, et tugevuse energias müürililleke me olla nagu ei saa, on ju. Teine asi, tugevus on ääretult loominguline kaart, et igasugused võib-olla muusika või tants või näiteks tahad raamatut kirjutada või tahad uude mingisugusesse ägedasse loomingu, mingisugusesse trenni näiteks minna, tantsutrenni või keraamikaringi või mis iganes, et tugevus on ääretult nagu loov energia. Tuleelement ongi nagu seda, et tuleelement on seotud meie kirega, loominguga ja enese väljendamisega, väljendame ennast ka läbi välimuse näiteks ja välimusest rääkides tugevus on kõige parem kaart imago muutuseks. Kui sa tunned, et elu on hall ja ma olen ikka nii loppis ja kuidagi võib-olla olemegi ennast natukene unarusse jätnud, siis näiteks juuksurisse minek, värvid juuksed ära, ostad uued riided, lähed trenni, tugevus on hästi nagu selline keha ja välimuse põhine, aga väga-väga heas mõttes ja tugevus on niikuinii väga ilus ja särama sa lööd ja õide sa nagu puhked, tähelepanu saad palju ja oledki tähelepanu keskpunktis ja ka suhetes tugevus on nagu siuke eneseväärtus, tema ei jookse kellegi järgi,
ta ei vähenda ennast või ei pisenda ennast kellegi nimel, ta ei muuda ennast kellegi nimel. Tugevus on selline, ma olen ilus, ma olen äge, ma olen andekas, ma olen edukas. Kui sa hästi käituda ei oska, head aega. Kui sa kokku ennast minu nimel ei võta, head aega. Kui sa pakud mulle vähemat, mis ma väärt olen, head aega, mine arene kuskil. Tugevus on eneseväärtus, enesekindlus, enesearmastus. Ja need asjad nagu tõesti õitsevad, eriti kui see tugevuse kaart on nagu õiget pidi, et tugevuse nagu üks tähendusi on ka, et tõeline jõud on nagu armastus või siirus, et ei ole see, kui ülbe me oleme või kui palju raha meil on või et kui nagu kuidagi teistest paremad me oleme millestki, et see jõud ja võim, tugevus on tegelikult juhtide ja liidrite kaart, kuna ta on lõvide kaart, eks ole, lõvi on loomade kuningas, on ju, et tõeline kuninglikkus või tõeline nagu juht või tõeline see liider ja tõeline tugevus ja võim ja jõud on tegelikult empaatia ja siirus ja pehmus ja haavatavus või et me oskame nagu teisi inimesi mõista, asetada ennast nende kingadesse, aru saada, et me oleme erinevad, mõista nagu teisi erinevaid inimesi, et see on ka väga-väga nagu äge külg tugevusel. Et tõeline jõud on tegelikult pehme, mitte nagu selline, et karm või kõva või tugev, et see on ka tema üks neid tähendusi. Et aga kuna ta on lõvide kaart ja liidrite kaart, siis ta ka indikeerib kõrgemale tõusmist, et siis näiteks ametikõrgendus või elus üldse nagu rahaliselt, ka äriliselt tõuseme sammu võrra jällegi nagu ülespoole, et väga-väga hea märk. Vot niimoodi, see siis oli meie nädal, tähemärkidest on see nädal meil siin väljas. Kuu on kalade isikukaart, karikaturüütel kõik veemärgid, vähk, skorpion, kalad ja tugevus on siis lõvi isikukaart, nii et need tähemärgid võivad meie elus siis selle nädala suurt rolli mängida. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kui see sulle meeldis, tahad rohkem kaardivideoid näha vaadata, siis tiiutarot.ee leht ootab sind. Meie lähme siit nüüd edasi mängu juurde. Tere tulemast tagasi, mängime mängu. Selles mängus saate vastused siis 3 küsimusele. Milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädalal tähtis? Milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis? Ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab. Ja mäng siis käib niimoodi, et valid siin laual olevast 7 kivikesest välja ühe või siis ka mitu. Mina segan need ära ja lasen nendel kõigil siia langeda. Iga kivi annab siis vastuse kõigile 3 küsimusele. Kividest on meil see nädal valida siis kollane kivikene, tumesinine kivikene, pruun kivikene, kuldne sakiline kivikene, läbipaistev valge kivikene, roosa kivikene ja mustvalge laiguline kivikene. Kui sul läheb rohkem aega valiku sooritamisega, soovitan alati video pausile panna, saad rahulikult siis ära otsustada ning edasi vaadata. Mina hakkan nüüd neid kive segama ja vaatame, mis on vastused meie küsimustele. Nii, alustame siit. Sinine kivikene tähemärk lõvi, nädalapäev on meil kolmapäev ja vastus on ei ja võib olla vahel. Roosa kivikene tähemärk neitsi, nädalapäev, kolmapäev, neljapäev, vastus on võib olla. Läbipaistev valge kivikene tähemärgid on meil siis kaljukits ja veevalaja, nädalapäev, laupäev, vastus on kahjuks ei. Kollane kivikene tähemärk veevalaja, nädalapäev, laupäev, pühapäev, vastus on ei ja võib olla vahel. Mustavalge laiguline kivikene tähemärk kalad, nädalapäev, pühapäev, vastus on võib olla. Pruun kivikene tähemärgid sõnn ja kaksikud, nädalapäev, esmaspäev, teisipäev, vastus on vali uus suund või keskendu millelegi muule. Kuldne sakiline kivikene tähemärgid sõnn ja kaksikud, nädalapäev, esmaspäev, teisipäev ja vastus on sulle, et vali uus suund või keskendu millelegi muule. Vot nii. Kallikesed, armsakesed, see siis oli teie nädal. Ma loodan, et tuleb hästi vinge, tore, mõnus, imeline, vahva, äge nädal. Ma loodan, et kõik teie soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau!